kodus olla, kui kasemeks kollenda ja Kuremaal taevapõlvil lõuna poole purjetab. Ma tahaksin kodus olla, kui lumevaik katab maa ja kuuskene härmatan tooksal puupaistel hindama. Ja kuuskene härmatan tooksal puupaistel hindama. Mina tahaksin kodus olla, kui kallim on minuga ja selge sünnima taevas me Juhan jääb sinama. Ja selge sünnima taevas me kohal jääb sinama. No nii, ühesõnaga oleme valmis siis pärast kõnet laulma veel koos mõned laulud. Aga praegu nii kaua kui ootus, ärevus meid kõiki on haaranud, mängime natuke veel, et kell saaks täpselt 7.
Kallis rahvas, suurepärane bänd. Indrek Kalda ja sõbra nime ma kahjuks ei tea. Aga teate, mina kui 22 aastat pillimees olnud siin samas Pärnus ansamblis Viiking alustanu, ütlen teile, mis on halva kantri ja hea kantri vahe. Halb kantri, seda mängitakse liiga kiiresti. Tõnd. Aga heas kantris lohistatakse sussi natuke. Pinge tekib, paus kannab. Aga ma ei ole siin mitte kantrist rääkimas. Ma olen siin sellepärast, et öelda Pärnu rahvale ja kõigile erakonnakaaslastele, kes on samuti tulnud mulle kaasa elama siia. Esiteks, nii palju ilusaid Eesti lippe, pühasid Eesti lippe ei ole siin olnud ilmselt väga pikki aastaid ühe korraga väljas. Täna on nad siin ja uskuge mind, see on märgiline. Ja see on märgiline mitmel põhjusel. Minu selja taga on väike mulaaž, võiks öelda, sellest, mis siin kunagi oli, kui aastal 1918 kuulutati välja Eesti Vabariik. Eesti Vabariik, mis oli mõeldud eestlaste rahvuskoduks, kus eestlased sõbralikult olid valmis oma katusealust jagama ka venelastega, sakslastega, juutidega, lätlastega, rootslastega, soomlastega, sest need olid rahvad, kes olid põliselt kõrvuti eestlastega siin elanud vähemustena, kes olid selgeks õppinud eesti keele, kes olid põiminud kokku siinse kultuuri ja filosoof von Kaiserling on öelnud selle kohta, istudes oma mõisas katusekambris, kuulates Eestile nii tüüpilise vihmasabinat katuseplekil. See on geenius loci. See on kohavaim, mille taolist maailmas rännanud inimesena ei ole ma kusagil mujal kohanud kui ainult siin Baltimaadel. See sulam sõbralikult koos elavatest rahvastest, nende harjumustest, nende kommetest, nende uskumustest, mis kõik on pannud aluse kohalikule traditsioonile ja sellele kordumatule kohalikule vaimule. Me oleme tänasel päeval Euroopas murdepunktil. Ja see murdepunkt tähendab seda, et mitme aastatuhande vältel kujunenud Euroopa geenius loci, Euroopa kohavaim on hävimas. On hävimas, sest Euroopa on ukse liiga laialt avanud ja see on kaasa toonud konfliktid, arusaamatuse, pahameele ja viha. See viha on jõudnud otsapidi ka Eestisse. Seda viha ei ilmuta mitte niivõrd rahvad, kes on selle ohvriks langenud, selle avatud uste poliitika ohvriks, vaid seda viha õhutavad need, kes süüdistavad rahvaid, kes tahavad elada oma rahvuskodudes. Et nad ei ole nõus, et nad ei lepi, et nad on rahulolematud sellega, mida neile vägisi tahetakse kaela sokutada. Siinkohal, muide, meenutaksin ma ajaloolasena Potsdami konverentsi aastal 1945, kui Potsdamisse sõja äsja kaotanud Saksamaale kogunesid võitjate riikide esindused ja langetasid seal ühe otsuse. Ja pange nüüd tähele, ühe väga tähtsa otsuse, muude otsuste kõrval. Nimelt otsuse, et Euroopas ja maailmas saab rahu püsima jääda üksnes juhul, kui riigid on rahvusriigid. Tõsi küll, me peame tunnistama, et selle idee elluviimine algas vägivallaga. Ja selle vägivalla kõige suuremateks ohvriteks olid tänasel päeval kõige lahkemalt oma uksed avanud sakslased.
15 miljonit sakslast küüditati Poolast, Tšehhoslovakkiast, Ida-Preisimaalt, muudest riikidest Saksamaale. Ja seda eesmärgil, et ei oleks rahvusvähemusi, et ei oleks rahvustevahelisi konflikte rahvusriikides. Nüüd tahavad need samad võitjariigid, vähemalt osa nendest, teha täpselt vastupidist. Ehitada Paabeli torni ja sellesse on sisse kirjutatud, sisse programmeeritud konfliktid. Ja meie ei soovi neid konflikte, sest kui ma alustasin sellest Eesti ja ka Läti kordumatust geeniuslokist, siis see rahu ja harmoonia nende rahvaste vahel saavutati aastasadade, aastatuhandetega. Nüüd tahetakse seda sama saavutada käsukorras. Ei, käsukorras ei ole see võimalik. Ja sellepärast ongi väga sümboolne, et me seisame siin, kus Eesti rahvuskodu loomine välja kuulutati. Aga on veel teine väga tähtis ja sümboolne moment. See on nimelt see, et täna siin Eestis, Pärnus, kontserdimajas otsustas meie erakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, minna lahingusse Eesti presidendi koha pärast, Kadrioru pärast ja otsustas nimetada mind oma presidendikandidaadiks. Ka see on sümboolne, sest ma olen Pärnu poiss. Ma olen tegelikult lihtne mees. Ma olen sündinud siit samast paar kilomeetrit eemale Sääse tänaval, Sääse 1, korter 1, igavesti jääb meelde. Tõsi küll, seal ei ole enam minu vanemaid, kes on läinud Alevi kalmistule. Ma käisin koolis, tollases Koidula nimelises teises keskkoolis, mis nüüd on põhikooliks muutunud, ka siinsamas Kiviviske kaugusel. Siinsamas minu selja taga Endla teatri varemetes mängisime poisikestena peitust ja muid mänge, sõjamänge. Siinsamas hakkasin ma tegema oma elu esimest bändi, Viikingit. Siit läksin ära Tartusse ja Tartust viis tee Tallinna. Ja nii nagu kogu see Eesti on sinna põhja poole kaldu, nii on veerenud suur osa koolivendi ja õdesid sinna järele. Ja üle 40 aasta olen ma olnud tallinnane. Aga süda on siin, Pärnus. No ma arvan, et vaatamata sellele, et need sillutiskivid on siin vahepeal välja vahetatud, muld nende all tunneb ära minu jalad. Ja see on kodutunne. Ja seda tunnet ei saa olla ühelgi uusimmigrandil. Seda tunnet ei ole võimalik käsukorras tekitada. Ja seepärast ongi väga sümboolne, et just siin me alustame tegelikult võitlust Eesti tagasivõtmiseks nendelt, kes tahavad Eestit hävitada. Kes küüniliselt ütlevad, et kõik keeled, mida Eestis räägitakse, on eesti keeled. Kõik inimesed, kes mis tahes maailma kolkast on siia tulnud, on eestlased. Ei ole. Neil ei ole ja ei saa olla seda tunnet, et muld tunneb su ära. Et sina tunned selle mulla ära, mis on sinu talla all. Ühegi eurodirektiiviga, ühegi ÜRO otsusega ei saa niisuguse asju kehtestada. Need asjad on südames. Ja on veel kolmas väga oluline moment, millele tahaksin tähelepanu juhtida, mida tahaksin rõhutada. See on nimelt see, et kui me vaatame praegu, mis toimub Eesti poliitikas, siis me näeme nende erakondade hulgas ja nende poliitikute hulgas, kes on
kes on jäänud takerdunud Eestit valitsema ja juhtima. Me näeme seal paanikat. Meie tänane kongressi otsus panna välja oma presidendikandidaat ja nüüd juba ametlikult. Uskuge mind, ma kuulen, kuidas Tallinnas tagatubades hammasrattad ragisevad inimestel ajudes. On vaja midagi välja mõelda, et see ometi see EKRE peatada. EKRE, kuidas kurat sai see juhtuda? Me ju tegime kõik õigesti. Me ju lõime teise erakonna, uue erakonna valimistel, et need võtaksid EKRE hääled ära. Me oleme ju kohe pärast valimisi vallandanud nende vastu hiiglasliku laimu ja valekampaania. Ja ometigi 2 aastat tagasi oli meie erakonna toetus 3%. Ja nüüd on see erinevatel hinnangutel 13–15%. Ja nüüd ma räägin teile ühe loo ajaloost, sest ma olen ajaloolane. Peast ja südamest ja hingelt ja kõhust ja igalt poolt. See on lugu Katariina Suurest, kes ei olnud venelanna, aga kes valitses Venemaad. Me kõik teame, kes oli Katariina Suur. Me teame ka seda, et Katariina Suur sai võimule tänu vendadele Orlovidele. Ja seda, et Grigori Orlov, üks nendest vendadest, oli tema pikaaegne armuke. Aga me teame ka seda, et hiljem Katariina otsustas, et üks teine mees meeldib talle rohkem. Ja see teine mees oli ka Grigori. Ja tema nimi oli Potjomkin. Ja nüüd ühel päeval värskelt valminud talvepalees läheb Grigori Potjomkin trepist üles. Ta ei ole päriselt veel kohanenud ja kindlustunnet saavutanud oma favoriidi seisundis. Ja näeb, trepist tuleb alla teine Grigori Orlov. Ja ta kohmetub ja ei oska midagi öelda sellele Orlovile, kes on languses. Favoriidina enam ei ole Katariina soosingus. Ja ta ütleb, et midagi öelda. Mu härra, te lähete trepist alla. Orlov vaatab teda kurjalt ja ütleb, jah, mu härra, aga teie lähete trepist üles. Vaadake, meil on täpselt sama lugu praegu. Me läheme trepist üles, aga me ei ole nii kohmetnud, et me ütleksime mõnele teisele erakonnale, kes kaotab järjest toetust, sest midagi ei ole teha. Nagu ütles John Fitzgerald Kennedy, võib ühte inimest petta kogu aeg. Võib kõiki inimesi petta mõnda aega, aga ei ole võimalik kõiki inimesi petta kogu aeg. Valel on lühikesed jalad ja kõik see rumalus, kurjus, ahnus, valelikkus koorub pikkamööda välja. Ja inimesed ootavad, et tuleks keegi, kes vabastaks nad sellest pettusest. Ja üha rohkem inimesi näeb, et selleks jõus Eesti poliitikamaastikul võiks olla meie erakond. Võiks olla meie pühendumine Eestile. Ja sellepärast, kui me läheme trepist üles ja teised tulevad trepist alla, siis me ei ütle neile, härrased, teie lähete trepist alla. Las nemad ütlevad. Teie, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna inimesed, lähete trepist üles ja sinna ei ole midagi parata. Sest vaadake, mis on kogu selle asja saladus. Saladus on väga lihtne. Meie tegutseme kooskõlas loodusseadustega. Meie tegutseme kooskõlas inimloomusega. Meie tegutseme kooskõlas ühiskonna toimimise kõige elementaarsemate tõdedega. Ja nemad püüavad nii loodusseadusi, inimloomust kui sotsiaalseid tasakaale paigast lükata ja kehtestada, kes teab kust, kes teab kelle poolt välja mõeldud neomarksistlikke, krüptomarksistlikke, vasakliberaalseid, aga võib-olla ka rahvusvaheliste korporatsioonide poolt dikteeritud reegleid. Ei lähe läbi.
Sest te võite ühte inimest petta kogu aeg. Te ei saa kõiki inimesi petta kogu aeg. Ja siis tuleb keegi, kes astub valetajate asemele. Me oleme see jõud ja me läheme trepist üles. Me ei vaata neile järele, kes trepist alla lähevad. Ja õigus on meie pool, sest kõigi meie jalatallad tunnevad seda maakamarat ja see maakamar, olgu ta Virus, Võrus, Saares või Pärnus või Järvas või kus tahes. See kamar tunneb meie jalataldu. See kamar teab. Need on omad. Järgmine kord me võidame niikuinii.